videolõunatund Nõmme raadios. Ja tere maailm, ongi lõunatund Nõmme raadios. Planeet pöörleb edasi. Kui just keegi oma doktoritöös muud asja välja ei rehkenda, mis võib ka juhtuda ja mille üle siis teatud seltskond hirm uhke võib olla, umbes sama uhke, kui uhkust muidugi meil tühjadel pole, aga meil kõigil, kes me siin jõlli ette astume, on hea meel, soe tunne südames, et meil on toetajaid, meil on vaatajaid, jälgijaid, kommenteerijaid. No tegelikult, kui tuleks mõni küsimus, millest unistab näiteks härra Raid, saatke küsimusi. Aga küsimustega on jälle see, et kui inimene oskab küsida, on tal probleemist pool vastust käes. Ilmselt seda poolikut käes ei ole ja ega küsida ka ei oska. Hinnangut anda, minu teada küll nii ei ole, see on iseasi, aga see on vähemalt kommentaar millelegi, mis tõmbas kirjutaja tähelepanu endale. See tähendab, et ta jälgib, mitte ei tegele nagu džässmuusikaga. Džäss on ju atmosfäär. Sa räägid sõbraga juttu ja oot, kuradi kihvtilt mängis ja räägid edasi. Vähemalt ma olen sellest asjast nii aru saanud, aga ega see minu arusaamine, kes tahab vaidleb, kes ei taha ei vaidle. Igal juhul me oleme kõik lõpmata tänulikud, et te olete lasknud meil hoida oma ninad veel vee peal, kuigi raske on, siiralt raske on, mis ei tähenda mitte midagi, sest üheski pühakirjas pole öeldud, et vaat Lepal ja Nõmme raadiol ei tohi raske olla või peab kerge olema. Unista sa sellest. Aga olge te tänatud ja meie planeet pöörleb edasi. Täna lugesin mina killukest. Hakkasin ka niimoodi rohkem pealkirju tahtmatult meelde jätma, nii nagu Andres Raid neid üles tähendab, et Luo Guanzhongi teost. Võimalik, et ma hääldasin seda õigesti, aga võimalik, et Hiina kuulutab meile ka sõja. Aga lohutuseks võib öelda, tema kirjutas selle teose 14. sajandil ja ta teadis, mis ta kirjutab, mis ei välista muidugi, et tal oli abilisi. Ma pean silmas siin 2 osas ilmus ta eesti keeles vist juba enne minu sündi. Seega ütleme aastal 1950. Ja siis ta oli põhimõtteline tõlge, sest see teos on nagu ta on, ma pean silmas siin romaani või omamoodi kroonikat tähendamissõnadega 3 valitsus. Seal on ka luulelisi osasid. Ma olen seda natuke lehitsenud, aga ma ei hakanud lugema. Mul kamraad möödunud sajandi 80-ndatel hakkas lugema, siis tegi omale kartoteegi ja siis lõpetas. Aga praegu, härrasmees, hea laulja, võttis ette 3 valitsuse. Tahab enne elu lõppu meeldivalt üllatada ja AI ilmselt teeb talle kartoteegi, kes pärgel see jälle sisse astus ja mis ta ütles. See on väga segane teos. Umbes sellisest segadusest tahaksin täna ka, kas nüüd alustada või veel rohkem segamini ajada või kui eestlane või muul viisil, igal juhul Amanti Popolo. Lugesin mina
selle ma tähendasin kohe üles meie tõdedest ja see oli vist Õhtulehes. Võib-olla ka mõnes muus teoses, senimaani pole Eesti, kes konkreetselt suutnud metsamaa muldadega seotud kasvuhoonegaaside heitkoguseid adekvaatselt arvutada. Mida arvutada? Miks arvutada? No miks me teame? Arvutad välja, Euroopa ütleb, tubli, nüüd paneme sulle maksusid ka. Ja nii edasi. Või kui Euroopa või kui, muide, mis see Euroopa siin veel on? Hädalahendusena on kasutatud teistest oludest pärit andmeid. Seega, kui me ei suuda arvutada metsamaa muldadega seotud kasvuhoonegaaside heitkoguseid, arvutame keskmises sipelgapesas olevate munade hulga välja. Kurat teab, mis maksu see lubab meil jälle kaela saada. Hea küll, ei lõõbi enam. Nüüd saab näha esialgseid tulemusi tegelike heitkoguste kohta. Mida saab näha esialgseid? Neid, mis ei kõrvanud karule sinna samusesse või mida saab näha? Tulemused jahmatavad, kui Eesti näeb esialgseid koguseid. Eesti kasvuhoonegaaside heitkogused justkui kasvaksid miljonite tonnide võrra. No see peab rõõmustama ju. Eesti esirinnas kasvav raisk. Arvutuste põhitegija aga ütleb, et kokkuvõttes ei muutu suurt midagi. Nüüd pange tähele. Lihtsalt tellijale oli vaja näidata, et tehakse tööd. Minu daamid ja härrad, meine Damen und Herren, ladies and gentlemen, madame, monsieur, hüvad kaverid, tavariši. Rahvas on ju Riigikogu ja valitsuse tellija. Tähendab, teate, aga ma ei ütle, mida see tähendab. Äkki veel keegi solvub või kui eestlane või muul viisil. See on üldiselt üks igavene müstika. Eesti tahab seda või Reformierakond tahab seda. Reformi, hea küll, ma ütlen reformi sellepärast, et ma nägin ühte kangesti jaburat reklaami Reformierakonna kohta. Tuli jälle, nägu võtab peas naisterahvas ja kuulutab. Vaata, mis selle nimi oli? Nõusoleku seadus ei ole mitte perse. Ma tean, mis ta ei ole. Ta ei ole kurdi, soolvesi ja nii edasi. Mis ta on ja miks ta on? Mul mingisugune ettekujutus asjast on. Ja seda mõneti võimendavad ka Ekspressi suur abiturientide uuring ja muu taoline. Mida siis uuriti nüüd? Aga jah, nõusoleku seadus. Muide, see on ähvardus, nagu kõik teised seadused, millest Andres Raid rääkis esmaspäeval, et ähvardada ei tohi, aga seadused ju on. Kui sina ei tee nii nagu Eesti või. Nüüd selle sõna Eesti mu jaoks ka kuidagi nagu teinud. Nõusoleku seadus ja teised seadused, need on ähvardused. Need, hea küll. Mis asi see on? Miks tuleb ta kirja panna nii nagu 10 käsku omal ajal? Mooses, tule meie otsa, kuula ja
peikleid olgu ühes kohe mitu tükki, toksi kiviplaatidesse. Muide, ma ei oskagi peast öelda, kuidas see oli, ma ei taha lõõpida ka, igal juhul Mooses sai tahvlid kirjaga, võib-olla need olid savitahvlid, mine sa tea, igal juhul nad pidid, ma ei tea, kui suured nad olid ega midagi, aga ma tean, et karistust ta selle eest ei saanud, et ta need puruks lõi suure autoriteose ainueksemplari, sest ta hoidis ära hullema. Ma kardan, et 11. käsk oleks tema venna Aaroni liikumisele, oli vist Aaron, jah, andnud tõuke takka, sest 11. käsk ilmselt oli, sina ei tohi alla anda, mis kehtib Nõmme raadio kohta. Kuni meil on toetajaid, seni me ei saa alla anda ja siis ka, no siis on force majeure. Aga jah, abiturientide uuring. Uurime, mis asi on abiturient, abi. Kas me uurime teda nii-öelda foneetiliselt või lingvistiliselt või, aga uurime. Hea küll, ei lõõbi enam, see jäägu Andres Raidi tõsise saate teemaks. Abiturientide uuringust selgus, et on kaks seisukohta. Mida ma siis üldse väärt olen, kui olen kõiges keskmine? Sellel on oma knihv sees. Läksin gümnaasiumisse põhimõttega, et ma ei tohi lõpetada medaliga, sest tavaline inimene ei jõuaks samal ajal hobidega tegeleda. Ma kardan, et see on pigem tütarsoo esindaja ütlus. Võimalik, et mõlemad. Aga esimene ütlus, et mida ma siis üldse väärt olen, sellest kumab nagu isasolendi jäänuste värksi läbi. Aga meiukesed noorukesed loomulikult ei taha ju surra sundasendis. Mina pean selle selgeks saama. Muidu mina ei ole midagi väärt. No jumal hoia sellise sundluse, sellise Stockholmi sündroomi käivitamise eest tuleks see Eesti või riik või haridusamet või kool või ükskõik kes vangi panna esialgu kauemaks. Sest inimene loomulikult õpib, kuni elab, nagu ütleb Õilis Roja laulusalm. Ja sellepärast olen ma ka soovitanud paljudel inimestel, kui mina ütlen, et vaata, sinu küsimus võib olla sihukene, see tuleb ära lahendada, aga loe see läbi ja unusta ära, pane ta siia kuklakarvade alla ja ära mõtle ta peale enam. Siis, kui sul teda vaja on, ta tuleb plõksti meelde ja on olemas. No siit me jõuame jälle ühe teema juurde, mis on parasjagu pikk ja huvitav. Aga nõusoleku seadus, see tähendab ju spontaansuse surma. Lisaks, arvestades, et nii mõnigi tuntud näitleja on kohtusse kaevatud 20 aastat hiljem, võib selle nõusoleku seaduse kohaselt 1/2 20 aastat hiljem, see oli vist ka ühe Dumas romaani pealkiri, välja mõelda, et kuule, sa tead, ma annan su kohtusse, ma ikka nii väga ei tahtnud ka, ma ikka mõtlesin ei, kuigi ma ütlesin, kirjutasin, väljendasin jah. Prõtsas. Ja siis on terve seltskond, kellel näod õhetavad peas. Meie saime. Mida te saite? Teil vaesekestel jäi endal ka saamata. Ja ikka see sama vana küsimuste rida, palun.
mis juhtub, kui nii teha. Ühesõnaga, teeme nõusoleku seaduse, rakendusseaduse, määrame igasugused huvitavad karistused, nüansid, mis tuginevad ainult nõusoleku seadusele, leiame repressiivisendid, kes, mis juhtub, kui nii mitte teha. No ma ütlen teile, mis juhtub, kui nii mitte teha. 20 000 aastat, 100 000 aastat on kogu elus loodus ilma selleta hakkama saanud ja nüüd inimene kurat on üle. Hakkame kinni panema, kui 20 aastat hiljem. Ma ei tahtnudki nii väga. Mis ei juhtu, kui nii teha? Selle mõelge ise. Mis ei juhtu, kui nii mitte teha, seda mõelge ka ise. Ja kui me võtame nüüd mineviku vormi selle, mis on meie oludes sageli palju olulisem. Mis tehti, et nii juhtus? Mida ei tehtud, et nii juhtus? Ja ma ei tea, juhtub lausa vääramatult ka edasi või mida. Ühiskond on niisugune asi, mis peaks väljendama tegelikult ühtekuuluvust. Meil on ühine miski asi peale väliste sugutunnuste, mida võib ka juriidiliselt vaidlustada ja sättida 952 eri juhtumiks. Sest mina olen ju eriline, teie sitad olete kõik ühesugused. Ühiskond koosneb üksikisenditest ja ühiskonnas, vaat see on mul nüüd niisugune fantaasia, ühiskonnas ei saa olla mina ja teised, meie ja nemad. Nagu klassikud ütlevad, kui on mängus meie ja nemad, on verelõhna juba õhus. Ühiskond peaks olema siis eelmises saates tuttavaks saanud näitelaadne, et ühiskond on tema kõikide liikmete väikseim ühiskordne. Ehk siis üks kuradimas segane hägu. Kuidas sa saad olla mina, kui sa pead kuuluma meie hulka? Olgu see meie siis, kas riik, see oleme meie või riik, see on nemad. Kas Eesti oleme meie või Eesti on nemad? Kas Ohmooni erakond oleme meie või nemad? Ma võtsin jälle esimese pähe tuleva häälitsuse erakonna nimetuseks. Ärge keegi tundke end puudutatuna. Vaatasin mina ühte klippi juba mitu päeva tagasi ja nüüd jälle ja mida mina nägin. Euroopa Liidu mingis institutsioonis võeti vastu, hääletati kuidagi, ma ei tea, klaviatuuride vidinate jebinatega, et migrante hakatakse hulgi tagasi saatma. Kõik olid rõõmsad, 2 valget meest surusid kätt nende juurde, tormas ööga harmoneerivat nahavärvi neiukene ka kätt surma. Huvitavast tema on siis ka näiteks, no ma ei toogi näiteks, aga no on. Tema on migrandi staatusest välja saanud, tema ei ole. Ma ei taha ta kohta mitte midagi halvasti öelda, aga ma tahan öelda, et see sama kamp mõned aastad tagasi surus samamoodi üksteisel kätt, hõiskas rõõmust. Nüüd hakkame migrante karjade kaupa vastu võtma.
ma tahaks minna selle kamba isendite juurde ja seda katset teha. Kas suudavad? No sest ma ei tea, kui hästi seda näha on, aga normaalne isend vaatab sõrme niimoodi või haamrikest või mida näidatakse. Ebanormaalne. Nii. Kuidas nemad vaatavad? Ja kus on nende selge mõistus? Või tuul on nüüd sealt, tuul on nüüd sealt. Me peame ju tellijale näitama, et me teeme tööd looma moodi, aju vabalt või kuidas seda öelda. Ma ei saa öelda või kui eestlane või muul, kui Euroopa Liidu organ või veel kuidagi. Mis see on? Arusaamine. On see seisukoht? On see meelekindlus? Kus on selge mõistus? Ei, see on ehe karja instinkt, mille üks, antud juhul siis Eesti rahvale ajutiselt suhteliselt kasulik olnud nähtus. Ma niimoodi ettevaatlikult lähenen asjale, kui Vaino väljas seistes ülemnõukogu ees küsis, ma ei teagi isegi, mis keeles ta küsis, kes on poolt ja tõstis esimesena käe. Ja kui saalitäis kommuniste nägi, et Nicaragua rahva kangelane topeltkommunist tõstab käe, kõik tõstsid käe, kõik olid poolt. Ei saa ju näidata, et ma mõtlen ka natuke, mis toimub. Mitte, et ma selle toimunu vastu olen, aga lihtsalt ma jutustasin teile ümber karjainstinkti olemust ja see jõudis isegi mul ema pidi ikka, ta ehmatas korralikult, kui BBC kella 6 uudised olid vist, seal öeldi selge sõnaga, et Estonia declared independence. Raisk, mis? Esiuudis, ainukene kord. Ainukene mees, kes seda ka kirjatükis on maininud, on Tiit Madisson. Kõva mees oli. Pidevalt on meil, vaata, et kõigil, kes internetti näpivad, võimalus lugeda killukesi, et millal küll rahvas ärkab. Ja kui ma tohin küsida, et mis asi on ärkamine, selgitage palun lihtsamalt eesti keeles, defineerige ärkamine, just selles kontekstis ärkamine. Kas ärkamine on see, kui kogu rahvas hakkab korraga ühtemoodi mõtlema? Kõik on ühtemoodi, kõik on za, nagu seal. Kõik teavad, et 2 × 2 on 5. Kas ärkamine on langemine pimedasse usku, mille vastu mõistusega ei saa? No tõstke nüüd käsi, kes tahaks mulle juba peksa anda. Kõik hakkavad mõtlema ühtemoodi. Nagu, määrates selle iseenda ainukordseks kordumatuks jooneks, mõtleb ta nagu juht ütleb, et on õige mõelda. Von Glen, Nikolai von Glen, Nõmme asutaja, Seie Sagulen, midagi ikka sai ka. Tema lemmik muusikapala oli Ärgake, nii vahid hüüdvad. Seda mängiti tema auks kord aastas Nõmme pritsumeeste maja tornist. Ja
Nõmme kodulohuviliste koja eestvõtmisel. Seega vähemalt mõneks ajaks taastati, aga see on ka kahe otsaga, sellepärast, et Nikolai Frankleinile võis see meeldida ka sellepärast, et selle autor oli helilooja, kelle eesnime ma ei mäleta, aga perekonnanimi oli ka Nikolai. Ega ta kaua ei elanud, 46 aastat vist. Sünni-surma aasta järgi, aga ainult temaga. Ja kui nüüd mõelda, ärgake nii vahid hüüdvad. Mis seal teises salmis siis on? Esimeses on ka vihjeid ja viiteid igasuguseid. Vahid hüüdvad, Sion kuuleb, ta süda väga rõõmusteleb. Oli rõõmusteleb, see on niisugune arhailine vorm, ega ma ka täpselt ei tea. Ärgake. Sion rõõmustab, kui te olete ärganud ja kõik. No ma ei saa ju öelda sionistideks saanud. Allah. Seda ka ei saa siia peale öelda. Muidu ma ei ole. Hea küll. Parem lähme esoteerika radadele ja meenutame niisugust kena kohta, kus ma käinud ei ole ja kuhu mul ei ole ka kavatsust minna. See on Lääne-Tiibetis asuv Kailashi mägi ja see pidavat olema väga populaarne palverännu koht. No miks mitte? Ega selles ei ole midagi halba, kui palverännakule minnakse. Peaasi, et nad ei joo ega laaberda. Mida tavalisest turistist mõningatel juhtudel võib oodata. Ja vaat Kailashi mäega on seotud üks selline kenakene esoteeriline moment, millega ma tahaks tervele hulgale mingis plaanis vaimselt või kurat teab, kuidas ärganutele. Vaata inimene käib ju seal Kailashi mäe peal ka ära, võib-olla mäe lähedal. Vaatab. Nii nagu mina vaatasin üle Türgi piiri Ararati mäge, et no see on ju siin samas. Poisid naersid, et sinna on kõva 60 kilomeetrit või enamgi. No ma sain lähemal ka käidud nõuka ajal, sest poisid leppisid piiri peal kokku. See oli mingisugune lääne-saksa film, millega ma kuidagi seotud olin. Ainult temaga. Aga käib inimene seal Kailashi mäe juures ära, väsib igat pidi, ma ei tea, mis ilm seal on ja kuidas seal on. Tuleb teine tagasi, midagi vaja ju öelda. Ja siis ta ütleb nendele, kes tema ümber kokku tulevad, kui tulevad, no tõenäoliselt tulevad, et ma tahan teile rääkida ja mida kurat ma neile räägin. Külm ja paha ja jalad hõõrusin ära ja ei, kui ma seda mäge nägin, ma tundsin, et nüüd ma ärkan vaimselt tõeliselt ja ma võin teha teile kursused sellest, millesse mina ärkasin. Ja siis, no vaadake teaduse puhul. See on nagu need Schopenhaueri küsimused, et esitame ühe laia küsimuse ja jõuame selle kitsa vastuseni, sest mis juhtub, kui nii teha? Sel peab olema küsimuse ja oludega põhjuslik seos ja võimalikult täpne vastus. See on minu meelest teaduse olemus. Ja sellepärast mulle meeldivad ka ilusad aforismid ja andekad lühikesed vemmalvärsid, kus minimaalse hulga sõnadega on sihuke pauk pandud, et prillid lendavad, vaimses mõttes muidugi, esoteerilised prillid. Ja selle ärkamise
eripära on see, et no käisin mina seal mäe juures, kingad hõõrus ära, toit oli raisk. Aga siis ma hakkan rääkima ja see mägi sisendas mulle, et selle mäe peal elavad metskitsed on tegelikult eelmiste põlve surnute ja ei tea mis tarkade meeste ja munkade hinged. Need hinged ütlesid mulle ja edasi tuleb juba täielik ja seda võib laiendada hullumiseni. Aga noh, muidugi võib siin öelda ka, et selle Kailashi mäe kohta sellega on seotud muidugi igasuguseid huvitavaid asju. Sellega võib olla seotud näiteks see, et kuidas ma seda seletama hakkan? Vaat need udu-uurijad, need ärganud seletavad sinuga, mis juhtub, kui sa ära sured. Tegelikult jutustatakse seal ümber 2-3 lihtsat asja ja ei muud midagi targemat. Et vaat tunnel ja hele laik ja siis hakkavad juba tõlgendused olema. No ma olen ise ka käinud seal tunnelis ära, näinud justkui siluetti, näinud ennast ülevalt kõrvalt. Jah, ja see võib olla võimalik. Aga vot see Kailashi mäega seotud tark lause on see, et mungad mõnikord pidavad seal minema nii-öelda teise tuppa viskama pikali ja lõpetavad hingamise, südametegevuse, kõik lõpetavad ära ja on just nagu surnud. Ja seda nad nimetavad külaskäiguks, sest nädala-paari pärast nad ärkavad jälle üles, nagu poleks midagi olnudki. Ja tark lause, mis ühe munga jutust välja on tulnud ja mida ma kuskil mujal ei ole, no võib-olla keegi on fantaseerinud ka selle, on see, et kui sa sured, sa ei märka seda. Lihtsalt su keha kaob tagant ära, aga sina oled selle tervikruumi osa endiselt edasi. Sa saad kokku nendega, kes on juba seal. Pidi olema ka nii, et kui keegi sureb, kes ei ole oma meditatsioonidega nii kaugele jõudnud, siis mõni kogenud munk läheb ja sureb ka, et selle kadunukese hing aidata õigesse kohta. No see on muidugi huvitav jutt ja las ta olla, mõelge ise edasi. Aga meil siin see ühiskond ja meie ja nemad, sellega tahaksin mina jõuda korraks ka sihukesse kohta, nagu taas pealkirjade juurde tagasi. Vilja Kiisler. Need, kes Kaja Kallaselt empaatiavõimet nõudsid, ei olnud seda omi, ta veel ütles, ameteid pidades mitte kunagi ilmutanud. Vaadake, kui täpne ja hea tähelepanek. Kaja Kallasele heideti ju ette, et Kaja Kallas ei ole ärganud nagu meie. Teine kihvt pealkiri oli, kuidas Jürgen Ligi kurjustas Vuti kommentaatoritega. Ainuüksi suluseis ei õigusta poolehoiu avaldust Iraanile. Vuti kommentaatorid ei ole kurat ärganud. Tegelikult oleks pidanud määrama Iraani kahjuks 2 penaltit suluseisu avastamise eest või umbes nii. Meil on täielik segapodi.
kusjuures see ärkamine, ärka sa EKRE-le või Keskerakonnale või Eesti 200-le või Reformile, kindlasti on seda pudi-padi veel. Sa pead ärkama juhi alla ja sul ei ole edaspidi teist juhti peale meie juhi, kes ütleb, kuidas sa edasi nüüd ärkama pead ja mis sa selle ärkamise eest kõik maksma pead ja nii edasi. Põhimõtteliselt ei lasta inimesel ju olla tema ise. Imikute avastamisest ja maailmaga kohanemisest ma olen teile juba rääkinud, eks ole. Ma ei mäleta päris täpselt, ilmselt ma ei ole teile rääkinud, siukene mõttekäik, et pikka aega unistasin ma vaiksest ja rahulikust sünnipäevast. Ja kui see aeg kätte jõudis, pistis ema kriiskama ja ämma emand vastu tagumikku peksma. Ma arvan, et naised vähemalt saavad aru. Iga ühiskonna liige, iseend kui niskene, koosneb tegelikult kaunikesti instinktidest. Nagu imikul ka oma instinktid, mida teadus on korduvalt ümber lükanud minu pärast kas või sellega, et kui ma olin nii 10 aastat vana, võib-olla ka vanem, sest ma ei mäleta, millal see ära pöörati, imikud ei tunne lõhna. Ja minu küsimus oli, kuda kurat leiab imik oma ema tissi üles. Ja siis korraga, ma nüüd lõõbin natuke, Briti teadlased tegid kindlaks, et imikud tunnevad lõhna, sest kui imiku lähedal puuksutada, hakkab imik nina kirtsutama. Umbes niimoodi, need katsed on väga lihtsad ja naiivsed, aga vaat keegi on pööranud nii kapitaalselt pea peale, et iiveldama ajab. Instinktid, süüa nagu tahaks, ma ei hakka siin püramiidi ümber jutustamast. Seks on hädavajalik vastassugupoolte vahel. Muidu ei ole seks hädavajalik, on sama vajalik kui kiviga lutsu viskamine. Võim, mina olen midagi, sest mina, see on rohkem kui sina. Vastavalt kõigele sellele eelmisele. Ja kui ikka püramiidi peale ka mõelda, siis isegi seal on see sisse kodeeritud. Peab olema rahuldatud eelkõige inimese domineerimisvajadus, ehk siis mul on suurem kui sul, mina istun sulle pähe töksti. Ja kuidas seda domineerimisvajadust või üleoleku vajadust rahuldatakse, vaat sel ei ole mingit tähtsust, seda võib ise vaikselt kardina taga rahuldada, seda võib avalikult lasta ennast imetleda. Ma räägin teile, kuidas ma ärkasin. Muidugi peab olema ka teataval määral nii-öelda karismaatiline isend. Ja tavaline, kuidas ma ütlen nüüd, isend, ahvikene, võib olla ju rahuldanud oma domineerimisvajadusega sellega, et ta ostis endale saapad, mis talle meeldivad. Tuletame siin meelde vene kirjandusest piinlemist teoses Sinel või kuskilt mujal. Kõik mina sõin sellise asja ära. Ma olen parem kui sina, eks ole.
mina ei käi kunagi poes korviga. Mina võtan alati käru. Hea küll, ei nori, see on mõnede jaoks liiga keeruline. Inimene ostis omale saapad, tunneb uhkust, tema domineerimisvajadus on rahuldatud. Ostis endale autokese. Täpselt samamoodi üleoleku vajadus on rahuldatud. Mina kuulun autoomanike hulka. No, olen uhke oma esivanemate suuruse üle, mis sellest, et ise olen. Ja kui keegi ütleb mulle, kes ma ise olen, ma kaeban kohtusse, sest minu esivanemad aastatel 1512 kuni ja sina pead mind nüüd austama. Ma olen uhke, et minu lemmik vutimeeskond võitis. Ja kõik see, mis rahuldab seda uhkustunde vajadust, rahuldab ka tarbimist. Ja mõnes mõttes see on ühiskonda stabiliseeriv faktor, sest kui öeldakse järgmisel, mis kurat võib öelda, sellel suvel on moes vaat niisugused, naasugused esemed, ostke kõik! Ja need esemed on kuradi kallid. Järgmisel suvel ei maksa nad sitat suurt midagi. Inimesed on rahul, kui nad saavad enda silmis silma paista. Nad on rahul, kui neile antakse sedasama reklaamiinfot, mis laseb neil ärgata ja hakata silma paistma nagu 90% ülejäänud rahvast. Halleluja! Tuletagi nüüd meelde, kelle teost ma siin, kas imiteerisin või mõni võib öelda ka mõnitasin. Loomulikult vabandan. Teose autor oli kõva mees. Propaganda ja selle inimese rahuldamise, läheks füsioloogia juurde, siis on selgem. Teine kannikas on nii nimetatud liberaalsete väärtuste liberaalne propaganda, mida võib tinglikult sõnastada ka nii, et mina olen ainulaadne isiksus, aga kõik ülejäänud, need on ühesugused. See propaganda on mõeldud välja arenenud refleksimehhanismiga inimestele. Sul on tähtis, et sa saad esimesena teada, mis tulevalt suvel moes on ja sa saad selle kuskilt juba hankida odavalt, temust, mitte originaali. Sa ostad, naisterahvas näiteks ostab, ma nüüd ei tea seda terminoloogiat, aga võib-olla mingisuguse Gucci eseme. Ma tean, et oli film Gucci'de tragöödiast või, no hea küll, Gucci aitab sellest küll, ma ülejäänusid ei tea. No minu jaoks näiteks on mõneti oluline Camel Active, sest seal mu meelest on materjal normaalne ja peavad need asjad, see särki on 10-15 aastat vana vist. Aga jah, ülejäänud on ühesugused, mina pean saama esimesena teada, mis on moes, esimesena hankida, esimesena saan selle selga panna ja öelda, et turakad ju ei saa aru sellest, mina olen ainulaadne, teie olete ühesugused. See on jah
see propaganda on esimese hooga mõeldud eelmises saates käsitletud 90% aktiivsematele isenditele, kellel ei ole mingit oma arvamust, kellele tuleb öelda, kuidas asjad tegelikult on ja yes, ma saan, ongi nii, kust ma saan. Minu meelest need on isendid, kellel emake loodus on üldse mõtlemise ära keelanud. Need, kes ütlevad, et millal küll rahvas ärkab ja hakkab minu juhtimisel selliseks kui mina. Ja eks see olegi see sama liberaalne propaganda, mida surutakse peale riigi, rahva, massi, riikliku ja euroliiduliku propaganda raames. Me hakkame immigrante välja saatma, me hakkame immigrante vastu võtma, me hakkame ise immigrantideks ja tõmbame siit. No, võib-olla ka. Aga muidugi, kas nad sellest aru saavad? Asi on selleski, et intelligents ehk haritud inimesed, kellel on amet, sidemed, mingisugune väike mõju ka ühiskonnas, küsime tema käest ja kui vastus meile meeldib, siis ütleme, jaa, tark mees. Kui ei meeldi, siis mingu ta persse oma segase jutuga. Intelligents on selline omalaadne vahelüli. Selle 10%, millest sai möödunud saates räägitud, ja 90% vahel. Nad nagu ja nagu ka mitte. Sest nad tahavad tegeleda oma elu ja oma asjadega, mitte hakata sellele 90% lapsehoidjateks. Koguneme kokku, laulame seda laulu jälle ja laulavadki silmades avakosmos ja nad isegi võivad teksti pähe õppida, aga nad ei tea surmani, millest see laul oli. Nii nagu üritasin kunagi Kopp-Villemi ühte laulu seltskonnas lahti mõtestada. Ma esinesin sellega isegi lavalt ja seletasin ära rida-realt, mida see laul tähendab, kui selle on põgenik Kanadas eesti keeles kirjutanud. Ei naerdi õige koha peal nagu praegu siis stand-uppereid. Aga aru ei saanud keegi. Üks kamraad kunagi tuli isegi lausa küsima, et ma olen seda 2 korda kuulanud. Ma ei saa ikka aru, kust sa selle võtad. No see tähendab, et ma isegi ei oska seletada, mida see tähendab, aga see tähendab, et ta ei saagi aru. Inimesed on huvitavad. Neil on vaja üleoleku tunnet, kas või autosugestioonina. Nad ei suuda lahustudes ühiskonnas olla siiski ühiskonda tervise poole aitav mõjutaja. Mõjutaja. Mitte see suunamudija või miski, need on, vaadake ise, ma üritasin, ma ei taha rohkem, sest teate, ma olen vana, ma olen selle jaoks liiga vana, et avastada seda, mida lapsed liivakastis avastavad. Aga jah, intelligents, selle olemus ja funktsioon on nüüd selge.
muidugi inimesed paljud tahavad näidata endale, et nad mõjutavad ühiskonda. Enamalt jaolt muidugi lollustega, aga mõnikord ka süütus siiras hardas lootuses. Te olete kindlasti peaaegu kõik näinud, kuidas, no ütleme, et on tee, on zebra ja on valgusfoorid, mis lasevad autodel liikuda ja on nupuke. Inimesed tulevad, tallavad seda nupukest ja ootavad, kuni nende tahe võimule pääseb. Nad võivad ka teistele rääkida, et tead, see jube pika perioodiga ma vajutasin mitu korda, siis alles hakkas kuidagi mõjuma, tehnika on ka ja nii edasi. Nad tallavad foori nuppu, et panna põlema endale soodustuli ja mina panin seisma autoliikluse. Nad arvavad, et nad suudavad mõjutada autode voogu. Ei suuda, sest 99% juhtudest ei ole see nupp üldse kuhugi ühendatud. Sellega jäädi vahele aastat 30-40 tagasi vist New Yorgis juba tuli see välja ja oli skandaalikene ja nii edasi. Kui see nupp toimiks, juhtuks see, et meie liiklus oleks täiuslik vabakäigu hullumaja vorm. Unustage ära igasugused rohelised lained ja kõik. Üks hull tallas nuppu ja tahtis näha, kuidas tema tahe võidule pääseb. Muidugi on niisugune termin ka nagu võim. Aga võimu puhul peab arvestama, et loodus on sättinud umbes nõnna, et võim on ikkagi perekondlik äri ja antakse teist edasi ka pärimise teel. Tahad või ei taha, siin on muidugi seda ruut- ja ristpesiti seoseid meie tänase valitsuse puhul korduvalt. Meedias või sotsiaalmeedias näidatud või võib-olla ka mujal, kes on kelle assistent, kes on kelle nõuandja ja nii edasi. Seega tahad või ei taha, no meil muidugi need kuradi korruptsiooniseadused. Ma olen siin mitu korda esitanud küsimust, et kas lavastaja Rein Oja tohib oma tükki võtta peaosasse oma venna või vennapoja. Need on head näitlejad, kuradi head näitlejad. Või on see korruptsioon ja ta peab võtma kellegi, mingisuguse Mõmmküla harrastusteatrisse, siis ei ole korruptsioon, kuigi kui keegi sihukest tegelast talle soovitab, et vaat siis ei ole korruptsioon. Tähendab, tal on kaenlas paras ports komprat juba Rein Oja vastu ja vaat see teine seos, millest ta oma nina ei näita, ongi korruptiivne juba, sest võib välja tulla, et Rein Ojale soovitati soovitaja oma sugulast. 100 aastat tagasi toimus meie planeedil midagi, mis oli X-pidine ja kummaline. Ma pean siin silmas esimest maailmasõda, tehnoloogilise korra vahetust, uute jõujoonte kujunemist
ja üldse imeasju. Kui keegi viitsib, uurige palun välja, kust on tulnud, et lapsi hakati leidma kapsaste vahelt, mida kujutasid endast imikute inkubaatorid näitustel, meeletu lapsendamiseks suunatud lastekodu laste hulk veeti kohe erivagunitega. Mis see kõik võis olla? Haigused muidugi takkaotsa. Siis visake pilk 100 ja enam aasta vanustele hullumajadele ehk vaimuhaiglatele. Isegi tänastes filmides näidatakse tõelisi losse. Kuigi arvestades nüüd, milliseid inimesi seal kinni hoiti ja mis tingimustes, eriti madalamatel korrustel, oleks ju tavalistes barakkidest piisanud. Ja vot siis toimus midagi, mis väga suuresti muutis maailma korda. Isegi vanad filmiklipikesed, mida siin-seal aeg-ajalt näha võib, on kohati, eriti maailmanäituste paviljonide suhtes, on väga imelised, väga mõistmatud, kui vaadata lähedalt või kui vaadata omaaegseid hiigelhooneid. Minu pärast 100 aastat või natuke rohkem kui 100 aastat vanad, tolleaegsed pilvelõhkujad, 8, 10, 15 korrust. No kurat, seal oli ju ka talv. Kes tassis sulle vee? Kas või 8. korrusele ämbritega? Või vaatame, väga lihtne asi, mul oli kunagi pildi postkaartide komplekt Petro Dvorets. Selle ma sain omale siis, kui keegi sugulastes käis seal ilmselt. Ja küll ma imetlesin neid kujusid, purskkaevusid. Ja ma mõtlesin, et kuida pärgli moodi need purskkaevud saadi möödunud või ülemöödunud sajandil purskamaa. Kes tegid need skulptuurid? Kes tegi nii uhke fassaadi, kui ajalooõpikus on ports pilte erakordselt minu toonaste mõõdupuude järgi, nüüd ma ikka kannatan välja, erakordselt räpaseid, lihtsakoelisi, lolle talumatse, kes, ma ei usu, et sihukesed linnas elasid. Ja muidugi see, et kui linnas elasid need, kes käisid ülikondadega, kes elasid kõrgetes majades, kuhu nad ise vett üles ei tassinud, küttepuudest rääkimata ja korstnaid polnud ka näha. Seal oli niisugune kontrast mu jaoks. Kas tõesti nende talumatside hulgas oli karjade kaupa andekaid skulptoreid? Kus nad õppisid, kes neid õpetas? Ma ikka tol ajal juba käisin ka kunstinäitustel, kus kohe sisse astudes oli seltsimees Markelovi tehtud suure juhi Vladimir Ilitš Lenini püst või hiigelpea puust tehtud ja Markelov oli see kõva mees, kes neid tohtis teha. Eks neid vaadates tekkis mul ka küsimus, et kuidas siis tema oskab nii erakordselt sarnaseid teha, teised nagu ei tohigi teha ja
Vint näiteks ei tohi minna kaugemale kui Moru plats ja Triibuline toru. Oli üks siuke periood, see oli vist 70-ndatel. Vaadake ajalugu selle pilguga, et kuidas see füüsikaseaduste järgi võimalik oli. Kui ehitati tohutu hulk punastest tellistest maju, kus neid telliseid siis tehti? Millest? Tellised nõuavad ju ka parajat kuumust, tähendab, keegi peab metsa lähedalt maha võtma. Kuskil mõne maali või filmiklipi taustal võiks ju olla tellisevabriku suitsev korsten. Või mõni vankritäis telliseid sõidab hiigelehituse hoovile. Ja küll, nüüd me oleme läinud päris kaugele. Kui te kannatate neid jutte välja, olge te tänatud. Kui see teid kuhugi torkab, olge te veel rohkem tänatud. Ja kõige rohkem olge te tänatud selle eest, et te meie seltskonda jälgite ja toetate, et meie püha sõda saaks minna edasi. Olge tänatud toetuse eest ja ega seda lähiaastatel vist piisavalt saagi, aga me ei nuta ja meie püha sõda läheb edasi.